lähme edasi ja edasi ma tahaks näidata teie kutse taotlemise poolt ehk kuidas see taotlemine välja näeb. Ja selleks loomulikult pean sisse logima taotlejana. Nii, nüüd ma olen sisse loginud eraisikuna siin. See tähendab seda, et kas selline kasutaja, kellel on juba kutsetunnistusi, nagu siin on näha, või siis üldse ei ole midagi. Nii, juhul kui kasutajal on juba tunnistus olemas, siis need on siin kenasti välja toodud tema avalehel või siis ta saab vaadata tunnistusi siit menüüst valides minu tunnistused. Hetkel me keskendume ainult nende taotlustele, mis on mõeldud kutse taotlemiseks või siis taastõendamiseks. Ja siin on taotlejale välja toodud ka juhised, kuidas taotlust täita, kuidas siis esitada ja kuidas suhelda taotluse sees menetlejaga. Nii, proovime siis alustada sellest, et tahan esitada taotlust, tähendab taotleda kutset, mis ma just hetk tagasi nagu seadistasin. Selleks ma pean minema taotlemiseks avatud kutset menüüsse ja siis valima see kutse, mis mulle sobib. Nagu te näete, kui ma näitasin seda taotlemiseks avatud kutset kutseandja vaates, siis seal olid ainult selle kutseandja kutsed. Nüüd, kui ma olen siin sees eraisikuna ehk kasutajana, kes on potentsiaalne taotleja, siis siin ta näeb kõiki kutseid, mis on hetkel taotlemiseks avatud. Nii, nüüd ma otsin kutseid, mis ma sooviks taotleda ja siin ma näen, et mul on siit seda tasand vaja, et siin see kutse, mis mulle sobiks. Lähen vaatama, mis seal sees on. Siin ma näen seda pilti, mida te nägite juba teiega. Vaatasime. Ainuke erinevus meil on siin, et nüüd süsteem ütleb mulle, et ma saan seda ainult taotleda. Taastõendamise nupud on mulle siin kinni. Kinni nad on sellepärast, et mul ei ole seda kutset, mida ma saaks taastõendada. Ehk kas kutset üldse ei ole või siis ta on, aga ta ei sobi enam taastõendamiseks, sellepärast, et näiteks on juba kutse kehtivuse lõpust on rohkem aega möödas, kui on lubatud taastõendamiseks. Nii, esitan taotluse tootearenduse jaoks. Siin ma satun sellele lehele, kus juba algab see taotlemise protsess ja siin, nagu te näete, üleval on välja toodud taotluse sammud. Et mis andmeid minu käest küsitakse, minu kui taotleja käest küsitakse. Siin mul minu andmed, siin on taotletava kutse andmeid, neid ei saa enam muuta, sest ma olen juba kutse valinud. Siin ma saan, kui tegemist on kutsega, kus on valitavaid kompetentse, siin ilmuvad ka need kompetentside nii-öelda valimise võimalus ehk linnukestega saab valida, mis kompetentse ma soovin taotleda ka. Nii, mida ma saan taotlejana siin taotluse vaates teha? Ma saan loobuda. Loobumine tähendab seda, et taotlus kustutatakse. Kui taotlus ei ole veel esitatud, saan ma seda kustutada nii, et jälge maha ei jää. Ma saan liikuda edasi, et ühe sammu võrra edasi või siis saan salvestada andmed ja jätkata hiljem. Kui ma salvestan, andmeid salvestatakse ja taotlus jääb pooleli olekusse ja ma saan igal hetkel seda taotlust uuesti lahti võtta, täiendada ja siis esitada. Nii, hetkel lähme edasi.
Järgmine samm on materjalide küsimine ja nagu te näete siin juba ka siin selles vaates kuvatakse veel täiendavalt need tingimusi, mis meil olid nagu standardi juurest nagu sisestatud ja samamoodi need taotlejale mõeldud juhised. Nagu te näete, kuna kutse seadistamise juures ma lubasin mõned taotlusele lisatavate materjalide liigid iga kategooria juures, siis iga kategooria paistab ka siin taotlusel ja siin iga kategooria juures ma saan lisada materjale kas failina, lingina või siis tekstina. Ja iga kategooria alla ma saan lisada nii palju faile, palju mul vaja on. Nii, teeme nii, et ma lisan hetkel faili. Faili ma saan valida kas arvutist või siis lohistan siia allase, hetkel lohistan ja pean valima kindlasti otstarve. Ja otstarve ongi need nii-öelda minu ehk kutseandja poolt seadistatud ehk linnutatud need materjalide liigid. Nii, ütleme, et see on välismaal saadud kutsekvalifikatsioon fail. Nii, sellega korras. Nüüd näiteks soovin hariduse poolt lisada näiteks teksti ja siin panen mingi tekst. Ja kindlasti pean valima otstarve, näiteks mingi kommentaar, et koolitustõend on kuskil seal ja seal. No, see ei ole kõige parem variant praegu, sellepärast, et siin tõend ilmselgelt ei ole tekst, aga lihtsalt näitamiseks, kuidas välja näeb. Nii, nüüd kogemuse jaoks näiteks ma soovin valida näiteks portfoolio ja kui minu portfoolio näiteks asub kuskil veebilehel, siis ma panen selle lingi. Lingi puhul soovitaks siiski vaadata seda, et ta oleks avalik. See tähendab seda, et iga kasutaja, kes saab sellele lingile minnes, et talle avaneks see. Muidu menetleja ei saa ju kontrollida, kas need andmed on seal korrektsed. Nii, eraldi salvestamise nupu ei ole, aga kui ma lähen edasi, neid faile või lisatud dokumentes salvestatakse või ma pean vajutama nupule, et salvesta ja jätka hiljem. Antud juhul tahan edasi minna ja satun järgmisesse sammu, kus ma saan juba esitada oma tähteavaldused. See tähendab seda, et kas ma soovin, et minu tunnistus oleks avalik ehk registris leitav, kutseregistris leitav. Vaikimisi on jah, see tähendab seda, et ma soovin, et tunnistus on avalik, aga kasutaja ehk taotleja, kui ta saab selle tunnistuse taotluse lõpetamise juures, siis ta saab seda tunnistust ise teenindusest kas panna kinni, kui ta oli avalik, või siis avalikustada, kui ta oli peidetud. Ehk enam ei pea pöörduma kutseandja poole või siis kutseregistri poole, et palun avalikustage või palun peitke ära. Seda saab taotleja ise teha. Nii, järgmine valik on see, kus saab määrata, et kas taotleja soovib tunnistust paberkandjal või piisab lihtsalt registrikannest. Teeme nii, et proovime seekord, et taotleme paberkandjal tunnistust. Sellisel juhul pean valima ka tarnemeetodid, et kas ma tulen ise kutseandja kontorisse tunnistuse järele või siis tahan kullerteenusega seda või siis tähitud kirjaga. Ja need valikud, nagu te mäletate, me just seadistasime, et millised valikuid me siin lubame. Hetkel minu taotleja soovib näiteks postiga kirja, tähitud kirjaga saada oma tunnistust. Lähme edasi. Ja siis ma pean sisestama aadressi.
siin annab aadressi kenasti otsida. Ja aadressi puhul või siis näiteks, kui te kasutate sellist varianti, kus näiteks kulleriga tahetakse tunnistust saada, siis kindlasti peab olema ka kontaktandmed, et kes on saaja ja telefoninumber ja e-posti aadress, et olla kindel, et see tunnistus jõuab õige inimese kätte. Nii, lähme edasi. Nüüd oleme kontaktide ja arveldamise lehel, kus on näha, et kontaktid, selle taotlusega seotud kontaktid, mis tulevad sisse loginud kasutaja andmetest. Kui ma näen, et need andmed ei ole võib-olla kõige värskemad, ma soovin värskendada neid, siis ma saan neid värskendada siit. Või kõik on korras, siis ma ei pea midagi tegema ja siit arveldamise info osas ma saan määrata, et kes on see, kes tasub kutse eest. Ja vaikimisi on määratud, et on makse, et taotleja ise ehk füüsiline isik ja sisestatud eeltäidetud sama taotleja e-posti aadress või siin on võimalik määrata, et minu eest näiteks tasub keegi asutus. Selleks me peame sisestama ettevõtte registrikoodi ja otsida äriregistrist. Sellisel juhul me peame ka märkima, et mis e-posti aadressile see arve saata, mis tekib, mis peaks minema taotlejale ehk taotleja esindajale ehk antud juhul ettevõttele. Lähme edasi. Ja nüüd selles viimases taotluse täitmise sammus ma pean märkima, et ma olen tutvunud kutse andmise kutsestandardiga ja kutse andmise korraga. Ja siis kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on korrektsed. Lähme edasi. Ja nüüd ma olen juba taotluse eelvaates, kus ma näen oma poolt sisestatud andmed. Kontrollin veel viimast korda üle, kas kõik on korras, kas ma veel midagi siin saan teha. Ja kui ma leian, et mul midagi puudub, siis ma saan minna siit nupust, et jätkan sisestamist. Ja see nupp viib alati sinna vaatesse, kus ma viimati olin. Aga ma saan siin üleval nuppude abil, linkide abil liikuda taotluse sammude vahel ja siis lisada info, mis puudub näiteks siin. Näiteks siin unustasin midagi kirjutada. Menetleja. Nii, lähen edasi. Ja lähen edasi, vaatan veel üle, siis ma vaatan, kontaktid mul on, tahaks seda muuta, ütlen, et see on. Lähen edasi. Kindlasti pean uuesti kinnitama need ja siis eelvaates kontrollin igaks juhuks üle, kas kõik on ikka korras. Nii, kui on kõik korras, olen rahul, esitan taotluse, nupust esitatud ja nüüd mul on võimalus oodata, mis taotlus läks menetlemisele ja nüüd mul on võimalus jälgida, mis selle taotlusega juhtub. Et seda saab taotleja vaadata taotluse vaates oleku järgi. Siin ta näeb oleku muutust. Kui ma võtan näiteks taotluse menetlusse, siis ilmub vastav teade, et taotlus on menetlemisel ja samamoodi saab taotluse lõpus tegevust logis vaadata, mis taotlusega juhtub. Nii,
Kui menetleja leiab, et taotlust on vaja näiteks täiendada, siis ta suunab taotluse tagasi täiendamiseks ja siin samamoodi muutub olek ja lisaks sellele taotlejale saadetakse ka teavitus, et teie taotlus on suunatud parandamisele ja siin on välja toodud see kommentaar, et mida peab tegema selle taotlusega. Nii, kutse taotlemise poolt on siin kõik. Nii, nagu juba eelnevalt mainisin, siis selleks, et saaks kutse taotleda, tähendab taastendada, see kutse peab olemas ja siis ta peab olema kindlasti selline, mille lõpp ei ole nagu minevikus nii palju, et ta ei kõlba enam taastendamiseks. Nii, minu kasutajale tunnistuse omanikul Aigil on hetkel osakutse tunnistus laagrikasvataja. Ma teen tunnistuse vaate lahti ja siin ma näen, et ma saan kas uut kutse taotleda, vastav nupp olemas, või ma saan taastendada seda kutset. Kui ma vajutan taastenda, siis ma satungi selle alustangi taastendamise taotlust. Nüüd ma näitan veel ühte kohta, kus ma seda taastendamist saan veel teha. Lähen menüüst taotlemiseks avatud kutset vaatesse. Valin õige kutse. Antud juhul ma tean, kes mu väljastaja on. Nii. Ja ma näen, et ma tahan sellist osakutset nagu laagrikasvataja. Lähen kutset vaatama ja siin kenasti on näha, et taotlejaks ma ise olen määratud ja siin ma saan kas taotleda põhikutset või siis saan valida taastendamise taotlust. Hetkel ma soovin taastendada ja vajutan nupule taastenda ja mis on taastendamise taotlusel, mille poolest taastendamise taotlus erineb kutse taotlusest, on see, et taastendamise puhul on tekkinud veel see plokk, et taastendamiseks aluseks olev tunnistus ehk kutse. Ja nagu te näete, siin väga hea näide on selles, et taotlus tunnistus oli väljastatud juba ammu, vähemalt 5 aastat tagasi. Kehtivus just lõppes. Taastendamise perioodi ei ole veel lõppenud mulle, ma saan taastendada seda ja siin on näha see, et mul see standardi juures on muutunud versioon, on muutunud tase ja muutunud nimi. Samamoodi on muutunud väljastaja nimi. See oli eelmine väljastaja ja nüüd on see väljastaja. Ehk süsteem arvutab ise, et kas ma saan kutset taastendada või mitte ja ei olene sellest, et kas standardi juures on muutunud näiteks tase või siis nimetus muutunud või siis kes oli eelmine väljastaja. Ja nii palju siis taastendamisest, sellepärast, et edasi kõik käib samamoodi nagu kutse sisestamine. Kui taastendamise juures oleks olnud neid valitavaid kompetentse, siin on samamoodi need kompetentsid välja toodud ja siin ma saan neid linnukestega valida. Ja edaspidi lähen nii nagu juba näitasin. Ja hetkel ma ei soovi seda taotlust esitada, näiteks mul puuduvad dokumendid käepärast, ma lihtsalt salvestan ja jätkan hiljem.